ise näed oma äriideed kõverpeeglist. Ilus, läikiv, fantastiline, kohe hakkame tegema, kohe hakkab raha tulema, no vähemalt 10 miljonit esimese nädalaga. Mentor on see aus peegel, mis ütleb sulle, kuule, ikka kõht ripub üle rihma täiesti ja jalatsid ei ole üldse nüüd õiges jalas ja pane ikka teise jalga ja üldse võib-olla ei ole vaja seda äri teha, vaid on vaja seda konsultatsiooni jagada inimestele, et nad hakkaks selles probleemis üldse aru saama, et sellist probleemi on vaja lahendama. Paljude jaoks, paljude äriideed on sellised, et äge idee, aga tegelikult ei ole sellist probleemi olemas. See on üks näiteid. Et mentorid on tegelikult selliseks julmaks ja otsekoheseks peegliks ja siis sa saad ise aru, kus sa oma mõtetes veel nii kaugele arenenud ei ole, et seda asja rahaks teha. Mida nooremalt ideed tulevad ja mida varem nendega tegelema hakatakse, seda parem. See on tegelikult võib-olla parem koolitus ja kasvatus, kui kool pakubki. Ta nagu õpetab, mida teha teistmoodi, et kui sa alguses mõtled ühtemoodi, siis pärast saad teada, et peab hoopis teistmoodi võiks teha. Võib-olla peabki alguses kellegi targemalt natuke nõu küsima. Et saab kindlasti enesekindlust juurde, et kui ta soovitab sulle, et tee midagi kindlamalt ja annab enesekindlust juurde, et see on kindlasti aitab kaasa palju. Noortega räägitust jäi kõlama see, et neil on palju ideid. Neil on palju häid ideid, nende ideed tulevad peaasjalikult nende enda elust. Neil on väga head mõtted, kuidas teha oma elu paremaks, mis tähendab seda, et teha meie kõigi elu natuke paremaks. Ja just kooliga seotud ideed olid võib-olla isegi kõige huvitavamad, sest et neil on selle teemaga olemas väga konkreetne kokkupuude ja nad oskavad seda kõige paremini püstitada probleeme. No, Eesti noored tahavad teha hästi palju äppe ja tegelikult sellised õpiäpid ja sellised töövihikute, õpikute äppidesse viimine ja erinevad äpid on hästi populaarsed ja nad tahavad seda teha. Aga reeglina on kõikidel keeruline vastata küsimusele, kust tuleb raha. Joonistada, prototüüpida, joonistada oma mõtted valmis nii palju kui vähegi võimalik, et teha teistele arusaadavaks. Julgust mõelda, joonistada ja aru saada, et tulevikus kõige kallim vara, mis neil on nende aeg. Eesti näol on tegemist kohaga, kus on tõesti väga palju erinevaid võimalusi startup-ettevõtluse uute ideede tegemiseks ja vormistamiseks, nii et vahet ei ole, mis see idee on, proovima peab, kogemusi saab juurde ja ära see kindlasti midagi ei võta, vaid pigem annab väga palju juurde, et tuleb lihtsalt teha.